Valve-kaamerate salvestised on üks tähtsamaid tööriistu, mida politsei regulaarselt kasutab kuritegude lahendamiseks, kadunud inimeste otsimiseks ja kahtlusaluste tuvastamiseks. Kuid on palju juhtumeid, kus selline salvestis muudab müsteeriumi ainult sügavamaks. Ning paljud neist juhtumitest on jäänud aastakümneteks lahendamata. Number 10. Lester Raymond Jones Jr., keda lähedased tunnevad kui LJ-d, on pärit Mississippist, kus ta sündis 1983 aastal. Tema sõbrad ütlevad, et ta oli oma emaga väga lähedane ning et ta on sõbralik inimene, kellele meeldib teisi naerma ajada. 2020 aastal oli ta lõpetamas Mississippi osariigi ülikooli, kus ta õppis biokeemia tehnikat. Magistrikraadi omandamise ajal liitus ta Omega Psi Phi vennaskonnaga ja sai kiiresti lähedaseks mõne teise liikmega. 11. jaanuaril muutus Lesteri perekonna jaoks kõik. Sellel hommikul sõitis ta tund aega, et külastada oma ema ja venda Tapelos, kuid tal olid hilisemaks ajaks ka muud plaanid, sest ta suundus Jacksonisse, et külastada mõningaid oma vennaskonna kaaslasi. Tavaliselt võttis see reis aega umbes 3 tundi, kuid Lester oli elevil, et oma sõpru näha ja tema ema ütles hiljem, et tema käitumises polnud midagi kummalist ega ebatavalist. Lõpuks jättis ta oma perega hüvasti ja asus teele Jacksoni poole ning selle reisi üksikasjad on siiani mõistatus. Järgmine ja viimane kord, kui Lesterit nähti turvakaamera salvestisel, oli Exxon tanklas Lakeland Drive'il Flowoodis. Teda oli näha oma autot parkimas ja poodi sisenemas, pärast mida ta kasutas tualetti. Seejärel lahkus ta poest, istus tagasi oma autosse ja teda nähti Jacksoni suunas ära sõitmas. Tal oli jäänud sõita vaid umbes 15 minutit, mis teeb tema kadumise veelgi kummalisemaks. Lesteri sõbrad olid üllatunud, kui ta kokkulepitud kohale ei jõudnud ning uurijate arvates ei jõudnud ta Jacksonisse üldsegi. Kui tema ema üritas talle mobiiltelefonile helistada, ei saanud ta vastust ja hakkas muretsema, et temaga on midagi juhtunud. Kui päevad möödusid ilma ühegi sõnumita temat, võttis ta ühendust tema isaga, kes elab Californias. Ja ka tema üritas temaga ühendust saada, kuid tulutult. Ka tema vennaskonna kaaslased ei suutnud temaga ühendust saada, kuid hiljem avastati, et ta oli oma telefoni jätnud bensiinijaama tualetti. See oli tavaline juhtum, sest Lester kaotas tihti oma telefoni. Seega alguses ei tekitanud see eriti palju ärevust. Kui bensiinijaama valvekaamerate salvestisi kontrolliti, ei näidanud need midagi ebatavalist ning esialgu arvati, et Lester ei olnud lihtsalt suutnud kellegagi tuttavatest ühendust saada. Kahjuks, kuna tal ei olnud telefoni kaasas, ei saanud politsei tema liikumist jälgida. Kuid hiljem selgus, et ta oli ühe oma vennaskonna vennaga telefonis umbes 8 minutit rääkinud, mida mehed hiljem eitasid. Alles pärast korduvaid ülekuulamisi ja advokaadi soovitusel andis ta lõpuks järele ning tunnistas, et tema ja Lester olid tol ööl tõepoolest telefonis rääkinud. Endiselt pole teada, millest vestlus käis, kuna neid üksikasju pole avalikustatud. Lesteri juhtum on selleks ajaks juba aastaid lahendamata olnud ja teda pole kunagi leitud. Mõned inimesed usuvad, et tema vennaskonna vennad olid seotud tema kadumisega, samas kui teised arvavad, et ta võis teadmata põhjustel Mehhikosse reisida. Teda kirjeldatakse kui pruuni juustega ja mustade silmadega meest, kes on 6 jalga pikk ja kaalub 205 naela. Turvakaamera salvestisel kannab ta sinist särki ja siniseid teksaseid ning teda saab tuvastada initsiaalide tätoveeringute järgi. Tema rinnal on tätoveering LJ, selja nimi Jeesus ja vasakul käsivarel Pitbulli koer. Ja fraas elada tähendab kannatada, ellu jääda tähendab leida kannatustest tähendus tema seljal. Kõik, kellel on tema juhtumi kohta lisainfot, peaksid võtma ühendust Starkville'i politseiosakonnaga numbril 662 323 4134, 9. number. Aastal 2024 uskus Burlingtoni Ontario politsei, et piirkonna juveelipoodides toime pandud röövide seeria võib olla seotud sama röövlite grupiga. Nad avaldasid juhtumite valvekaamera salvestised juhuks, kui keegi tunneks kahtlusalused ära ja annaks infot, mis aitaks neil nende järile jõuda. Selle aasta detsembris kutsuti uurijad Fairview kaubanduskeskuse juveelipoodi pärast seda, kui grupp maskeeritud röövleid sisenes poodi ja kasutas haamreid vitriini purustamiseks, et sealt sees olevad ehted kätte saada. Hiljem kätte saadud salvestis näitas, kuidas vargad jooksid poest välja pärast röövi. Turvatöötajad näisid neile tihedad kannul olevat. Mehed hüppasid seejärel põgenemisautosse, kuid sattusid õnnetusse, kui nad üritasid põgeneda. Mehed hüppasid autost välja ja põgenesid jalgsi. Ja õnneks jäid teises autos olnud süütud inimesed vigastamata. See oli vaid üks 43 sellisest sissemurdmisest ja röövist, mis toimusid 2024 aastal ning mis on tekitanud võimudele palju muret.
Selle aasta 5. detsembril kasutati autot, et sõita sisse juveelipoe esiküljele, pärast mida kahtlusalused sisenesid poodi, relvad käes, hakkasid vitriine purustama ja põgenesid seejärel. Selles juhtumis peeti kinni 4 inimest, kuid paljud teised röövid on endiselt lahendamata. Päev varem Fairview kaubanduskeskuse röövi ajal arreteeriti 6 inimest, kuid veel 6 õnnestus seaduse eest põgeneda ja nad on endiselt tagaotsitavad. Poest pärit kaadrid näitavad mehi, kelle kõigi näod olid varjatud, kasutamas haamreid vitriinide avamiseks, samal ajal kui poe töötajad lamavad maas, kartes oma elu pärast. Enamik mehi on riietatud musta, kuigi vähemalt ühel neist on seljas heledat värvi kapuutsiga pusa. Uskumatul kombel ei saanud ükski poe töötajatest vigastada, kuigi nad elasid läbi tõeliselt traumeeriva kogemuse. 2. detsembri rööviti Hillcresti kaubanduskeskuses asuvat juveelipoodi ning taas kasutasid röövlid väärtuslike esemete varastamiseks haamreid. Politsei teatas, et selles juhtumis osales 5 meest, kuid tunnistas, et kahtlusaluseid ei ole tuvastatud. Mapleview kaubanduskeskuses asuv Buy and Sell Jewelersi omanik ütles, et tema arvates olid tema poodi tol päeval röövinud isikud teismelised. Ning ta oli parajasti kliendiga vestlemas, kui taipas, mis toimub. Ta lisas, et süülased suutsid põgeneda umbes $100,000 väärtuses väärisesemetega, millest enamik oli valmistatud kullast ja hõbedast. Õnneks olid oma töötajatele andnud juhised, et kui peaks toimuma rööv, ei tohi nad sekkuda, kuna nad võivad saada vigastada või veel hullem. Poodi oli ka varem sihikule võetud, kuid eelmine rööv pandi toime öösel, kui poes kedagi ei olnud. Nende röövide jultunud iseloom on politseile palju muret valmistanud. Kuigi paljud kahtlusalused on endiselt vabaduses, loodetakse, et nad leitakse lõpuks üles ja tuuakse kohtu ette. Kui tunnete kedagi neist sellel videolõigul ära või teil on politseile lisainfot anda, palutakse teil võtta ühendust kuritegude vihjetelefoniga numbril 1-800-222-847-77. Helistajad võivad soovi korral jääda anonüümseks. Number 9. Ye Old Man Inside Pubi, mis asub Boltonis Inglismaal, on üks riigi vanimaid joogikohti ja pärineb aastast 1251. Sajandik jooksul on seda korduvalt ümber ehitatud, kõige märgatavamalt aastal 1636, pärast mida on see jäänud enamasti samaks. On kummaline mõelda, et sama pubi oli kogunemiskohaks inimestele keskajal, sõduritele kodusõja ajal ning nüüd kaasaegsel ajal nii ärimeestele, tudengitele kui ka kohalikele elanikele. Pole siis ime, et selle hoonega on seotud palju kummalisi lugusid ning inimesed, kes seda kohta tunnevad, nõustuvad, et hoones toimub midagi veidrat. Enamik usub, et seal kummitab kunagine vaim, kuid teised on püüdnud leida loogilisemaid seletusi, kuid pole midagi leidnud. See pubi eksisteeris juba siis, kui Bolton oli veel väike linn ja on linna kasvades aastate jooksul ainult õitsenud. Sellel on pikk ja edukas ajalugu, kuid nii pika eksistentsi jooksul on tekkinud lugusid reetmisest, kaklustest, hukkamistest ja surmadest, mis paljud arvates nisavad pubile selle kõhedust tekitava maine, mida võivad kinnitada ka mõned hoone turvakaamerate salvestised. On teada, et krahv James Stanley kaotas oma elu hukkamise läbi pubi ees 1651 aastal. Paljud inimesed on sellest ajast saadik teatanud, et on näinud tema kummituslikku kuju pubi ees ringi uitamas ning aeg-ajalt on nad tundnud külma kohta selle baari piirkonnas, kus ta tavaliselt istus, kui ta asutust külastas. Samuti on teateid, et endist baaridaami, kes kunagi pubis töötas, võib sageli kuulda keldris nutmas. Mõned külastajad on näinud, kuidas kannud liiguvad leti taga, just kui ta puhastaks ja poleeriks neid endiselt, samal ajal pidevalt nuuksudes. Mõnikord hakkavad pubis tuled ootamatult ilma põhjuseta vilkuma, mis paneb veelgi rohkem inimesi uskuma, et koht on kummitustega. Samas kui teised on märkinud, et kuna tegemist on väga vana hoonega, võib see lihtsalt olla halveneva elektrijuhtmestiku tulemus. 2014 aastal laaditi internetti üles pubi turvakaamera salvestis, mis veenis paljusid vaatajaid, et Ye Old Man Insides toimub tõepoolest midagi pahaendelist. Salvestis algab kell 6:17 hommikul, kui pubi oli täiesti tühi ja enamik tulesid oli välja lülitatud. Kõigepealt hakkavad tuled kiiresti vilkuma ning baarileti otsas näib ilmuvat inimese kuju, kuid see kaob kiiresti, justkui poleks seda kunagi seal olludki. Seejärel jääb kõik vaikseks ja baari omanik Richard Greenwood poleks kunagi teadnud, et see juhtus, kui ta poleks turvakaamera salvestisi vaadanud. Mediaga salvestisest rääkides väitis Greenwood, et pubis kummitab 53 erinevat vaimu.
Ühel hetkel võttis ta ühendust paranormaalsete nähtuste uurijate rühmaga, kellel õnnestus spetsiaalse varustusega salvestada mitu kehatut häält, mis kinnitas tema kahtlusi, et pubis kommitab. Kunstnik nimega Liu Ping Wang väitis, et tal õnnestus ühe kummituse meeste tualetilüksu meelitada, pärast mida ta püüdis selle kinni spetsiaalselt valmistatud seadmega ja pani selle Manchesteris asuvas Hiina kaasaegse kunstikeskuses välja. Seda väidet on muidugi enamik inimesi tagasi lükanud, kuid paljud on endiselt veendunud, et pubi on täis ammuste aegade vaime ja et nad jäävad sinna veel paljudeks aastateks. Number 7. Me elame ajastun, kus tehnoloogiast on saanud meie igapäevaelu tavaline ja oluline osa. Enamik meist peab seda mugavuseks, kuid see on põhjustanud ka paljudele inimestele palju ärevust. Sest nüüdseks teame kindlalt, et paljusid inimesi jälgitakse nende nutiseadmete kaudu. See tuli tänu riikliku julgeolekuagentuuri NSA ülestunnistustele, mille käigus nad tunnistasid, et olid Patriot Acti alusel kogunud metaandmeid. See hõlmas andmeid telefonikõnede kohta, mida tegid tavalised kodanikud, kes polnud midagi valesti teinud ja keda seetõttu poleks üldse pidanud jälgima. On arusaadav, et inimesed muutuvad üha kahtlustavamaks selliste seadmete suhtes nagu mobiiltelefonid, nutitelerid ja tahvelarvutid. Kuid enamik kardab, et neid häkitakse, mitte valitsuse, vaid pahatahtlike kavatsustega inimeste poolt. Mississippi's elava LeMay perekonna avaldatud videomaterjal on internetis palju kõmu tekitanud, kuna see näitab, kuidas mees häkkis edukalt ühte nende ringi kaamerasse, võttis seadme kaamera üle kontrolli ja suhtles nende väikese tütrega. Ashley LeMay, tüdruku ema, ütles, et otsustas paigandada kaamera oma tütre tuppa, et saaks teda jälgida, kui ta öösiti medööna tööl on. Ta lisas, et kaalukles mitmeid erinevaid kaameraid ja pärast põhjalikku uurimistööd otsustas just selle konkreetse mudeli kasuks. Ühel ööl, nagu kaadrid näitavad, sisenes tema tütar oma tuppa pärast seda, kui kuulis sealt kummalisi helisid ja hakkas siis kaamerast kostma mehe häält. Kuulda oli, kuidas ta küsis, kes see on? Selle peale vastab mees kõhedust tekitavalt. Ma olen sinu parim sõber. Ma olen jõuluvana. Seejärel ütleb ta talle, et tüdruk võib teha kõike, mida tahab, näiteks lõhkuda oma televiisori, segamini ajada oma toa või korrata roppu sõna, millega ta teda kutsus. Seejärel lahkub ta toast, selgelt hirmul ja ebamugavust tundes ning teda on kuulda Ashley'd kutsumas. Ma olen su parim sõber. Sa võid praegu teha mida iganes tahad. Sa võid oma toa segamini ajada, sa võid oma teleri katki teha, sa võid teha mida iganes tahad. Noh, kas sa oskad öelda seda võlusõna? Kes on jõulud? Ma olen su parim sõber. Ma olen jõuluvana. See on vaid üks mitmest sellisest juhtumist, mis on aastate jooksul aset leidnud. Ühel juhul kuulis isa, kuidas mees rääkis läbi kaamera, mis oli asetatud tema köögileti peale. Ja pärast tootjaga ühendust võtmist sai ta teada, et seade oli tõepoolest häkitud. Kuigi ettevõte väidab, et need häkkimised toimuvad halvasti valitud paroolide tõttu, ei suutnud nad selgitada, miks kahefaktorina autentimine pole kaamerate paigaldamisel kohustuslik. Nad on kutsunud oma kliente üles seda funktsiooni kasutama, kuid paljud leiavad, et see peaks olema kohustuslik, mitte lihtsalt valikuline. Politseid teavitati juhtumist LeMay's elukohas ning nad on teinud kõik endast oleneva, et süüdlane tabada, kuid teda pole siiani tuvastatud. Häkkerite tabamine on peaaegu võimatu ülesanne ning seetõttu on võimud kutsunud kasutajaid üles veenduma, et nende seadmed on korralikult ja turvaliselt seadistatud, et takistada häkkeritel nende igapäevaellu tungimast. Number 6. Tavaliselt, kui kuuleme miljonite dollarite vargusest, on see tänu keerukale ja hästi planeeritud röövimisele, mis viidi läbi muuseumis või pangas. Kuid üks juhtum, mis leidis aset Londonis, Inglismaal aastal 2024, on hoopis vastupidine. Londoni politsei poolt avalikustatud turvakaamera salvestis näitab röövi, mis toimus selles linnas asuvas Äärberis, mitte kogenud kurjategijate rühma poolt, kes oleksid relvastatud võimsate turirelvadega, vaid ühe mehe poolt, keda pole kunagi tuvastatud. Maja kuulub Shafira Huangile, kes on oma kodulinnas Hongkongis Hiinas tuntud seltskonna daam. Röövi toimumise ajal ei viibinud ta kodus ning sai alles hiljem teada, et tema majast oli 7. detsembril sel aastal varastatud miljoneid dollareid väärt esemeid. Perekonnanimed sõna võtnud PESi esindaja sõlul üritas varas esmakordselt mõisa sisse murda sellel pärastlõunal umbes kell 17:00. Sel korral üritas ta teisele korrusele aknast sisse ronida, kasutades kruvikeerajat selle lahti kangutamiseks, kuid see ei õnnestunud ning ta pidi välja mõtlema teise strateegia. Seejärel rolis ta maja katusele ja märkas, et 2 mõisas töötanud majapidajat lahkusid pärast oma vahetuse lõppu.
Kui nad olid silmapiirid kadunud, ronis ta betoonist vihmaveerennile ja suutis libiseda hoonesse läbi teise korruse valmitua akna, mis oli lahti jäetud. Selles toas elav koduõpetaja oli parajasti maja keldris koosolekul, nii et tal polnud aimugi, et keegi oli sisse murdnud. Kõneisik lisas, et varas pidi liikuma väga vaikselt, nagu kass, sest ta ei ajanud ümber ühtegi kosmeetikatoodet, ei jätnud maha ühtegi jälge ega teinud liikumisel majas peaaegu üldse häält. Ta jättis tähelepanuta $300, mis lebas lähedal asuval naual ja hakkas otsima väärtuslikumaid esemeid. Ühel hetkel kuulsid koosolekul viibijad üleval korrusel kolinat, kuid arvasid, et selle põhjustas väljas tugevnenud tuul. Majas sees olevad turvakaamerad salvestasid, kuidas varas liikus vaikselt läbi maja ja kogus kokku ülikalleid esemeid nagu ehted ja disainerkäekotid. Ühel hetkel oli ta koristaja poolt peaaegu avastatud, kuid tal õnnestus temaga kohtumist napilt vältida. Mõistes, et ta viibib maja rahvarohkes osas, hakkas ta otsima vaiksemat väljapääsu, mille ta leidis, kui sisenes ühte külalistuppa. Ta tegi kõik endast oleneva, et selles toas akent avada, kuid turvalukud, mis olid paivaldatud ja mille avamiseks tuli kruvid lahti keerata, takistasid tal akent täielikult avamast. Tänu politseile üle antud videomaterjalile hinnatakse, et süüdane oli 20. lõpus või 30. eluaastates ning umbes 173 sentimeetrit pikk. Tal oli peas pesapallimüts, seljas teksad, valge särk ja tume jakk. Seejärel oli ta sunnitud põgenema sama akna kaudu, kus ta algselt sisse ronis, kuid tal õnnestus varastatud esemete ja umbes $20,000 segamatult põgeneda. Kokku varastas see mees sellest majast väga suure väärtusega vara ning igaühele, kes tunneb varga ära ja aitab ta kohtu ette tuua, pakutakse $670,000 vaevatasuks. Kui keegi suudab varastatud esemed tagasi tuua, saab ta tasuks 10% kõigest, mis ära viidi. Kõigil, kellel on sellist teavet, palutakse võtta ühendust politseiga, helistades numbrile 101. Number 5. 2018. aasta märtsis elas Sergei Skripal, endine Vene spioon, Inglismaal Salisbury linnas, kus ta ostis 2011. aastal paarismaja pärast Venemaa ja USA vahel toimunud spioonide vahetusprogrammi. Öeldakse, et ta eelistas omaette olla ja elas vaikset eluviisi. Ta veetis mõnda aega Salisbury linnas koos oma naise Ludmila Skripaliga, kuid kahjuks diagnoositi naisel vähk ja ta suri 2012. aastal. 2018. aasta märtsis elas tema tütar, 33-aastane Julia Skripal Moskvas ja otsustas tulla Inglismaale oma isa külastama. Aga see oli otsus, mida ta hiljem kahetses. 4. märtsil otsustasid nad minna pubisse jooke võtma, pärast mida sõid nad Itaalia restoranis. Restorani töötajad ei märganud nende käitumises midagi kummalist, kuid vähem kui tunni pärast võtsid asjad halva pöörde. Arvatakse, et nad otsustasid minna jalutama lähedal asuvasse parki, kuid vaid 40 minutit hiljem helistas üks mööduja politseisse, teatades, et on leidnud pargipingil teadvusetult lebamas 2 inimest. Nad selgitasid, et Julia silmad olid lahti, kuid ta ei reageerinud ja oli väga kahvatu. Koha peal püüti neid ravida, kuid nad tuli kiiresti viia lähedal asuvasse haiglasse, kuna nende seisund ainult halvenes. Julia paranes hästi ja vabastati aprillis, kuid Sergei taastumine oli raskem ning ta pääses haiglast alles mai lõpus. Üks sündmuskohal viibinud detektiiv viidi samuti haiglasse, kuid ta paranes. Uriimise käigus selgus, et isa ja tütar olid mürgitatud Novitšokiga, närviainega, mille töötas välja Nõukogude Liit 1970. aastatel. See oli määritud Sergei esiukse käepidemele ning nii tema kui ka Julia puutusid sellega kokku. Samuti puutus sellega kokku ka detektiiv, kes neid pargis abistas. Jälgi mürgist leiti ka pubist ja restoranist ning enam kui 500 inimesele öeldi, et nad peavad oma riided korralikult pesema, kuna nad võisid tahtmatult surmava ainega kokku puutuda. Sergei kodu, pubi, restoran, detektiivi maja ja 2 kiirabiautod, samuti park ja selle ümbrus tuli täielikult dekontamineerida, enne kui need taas ohutuks kuulutati. Kahjuks võttis 44-aastase Dawn Sturgis'e partner üles parfüümipudeli, milles mürk oli hoitud ja andis selle talle kingituseks. Ta pihustas mürki oma randmele ja jäi raskelt haigeks. Tema ja tema partner sattusid mõlemad haiglasse ning kuigi tema partner jäi ellu, siis Dawn suri. Juhtunu uurimise käigus selgus, et 2 meest, kes kasutasid võltsnimesid Aleksandr Petrov ja Ruslan Boshirov, olid need, kes panid mürgi Sergei uksele. Ja kohe alustati nende otsinguid pärast seda, kui nad märgati Salisbury's turvakaamera salvestistel.
Siis tehti kindlaks, et nad töötasid Venemaa sõjaväeluureteenistuses ja tõenäoliselt olid nad saadetud hoolikalt läbimõeldud missioonile, mida oli kuid enne rünnakut planeeritud. Uurijad sai lõpuks teada, et need 2 meest olid juba tagasi Venemaale põgenenud ja nende Inglismaale väljaandmiseks plaane ei tehtud. Vene valitsus on eitanud igasugust teadmist selle operatsiooni kohta ja selle tulemusena kehtestasid Ühendkuningriik ja USA Venemaale sanktsioonid. Selle juhtumi süüdlased ei pruugi kunagi oma tegude eest õigusemõistmise ette sattuda, hoolimata sellest, et nad on tuvastatud ja vastavatele ametiasutustele teada. Number 4. Chesteri politsei Inglismaal on korduvalt pöördunud avalikkuse poole, paludes inimestel jagada teavet, mis neil võib olla 39-aastase Martin Conway kadumise kohta, kes pole juba kuid olnud kontaktis ühegi oma sõbra ega perega. Martin, keda tuntaksegi nimega Kimberly, ei otsi mitte ainult tema perekond ja politsei seoses tema kadumisega, vaid ta pidi ka ilmuma kohalikku politseijaoskonda, kuna teda otsitakse seoses vanglasse tagasikutsumisega. Martini juhtumi kohta on avaldatud vähe üksikasju ning uurijad on keeldunud avaldamast teavet kuriteo kohta, mille ta toime pani ja mille eest ta algselt vangi sattus. Vanglasse tagasikutsumise süsteem toimib nii, et kui keegi mõistetakse vanglasse, siis mõnikord vabastatakse ta enne tähtaegselt, olenevalt toime pandud kuriteo raskusastmest. Aga neid ei lasta tegelikult vabaks, et nad saaksid oma elu nagu varem jätkata, sest nad peavad hoiduma uute kuritegude toimepanemisest. Kui nad rikuvad seda vabastamise tingimust, nagu tegi Martin, arreteeritakse nad uuesti ja nad peavad ülejäänud karistuse ära kandma. Süsteem on sarnane tingimisi vanglast vabastamisega, kuid Ühendkuningriigis nimetatakse seda järelevalve tingimustel vabastamiseks. Lisaks ei pea inimene tingimata kuritegu toime panema, et ta vanglasse tagasi kutsutaks, sest iga ebasoodne või riskantne käitumine võib viia selleni, et teda peetakse ühiskonnale ohuks ning siis pannakse ta uuesti trellide taha. See viitab sellele, et Martin ei sooritanud väga rasket kuritegu, sest teatud kuritegude eest süüdi mõistetud vangid ei kvalifitseeru tavaliselt litsentsi alusel vabastamiseks. Kuid see on siiski vaid spekulatsioon. Samuti pole kindlaks tehtud, kas tema kadumine on kuidagi seotud sellega, et ta kutsuti vanglasse tagasi, kuid paljud inimesed on spekuleerinud, et ta otsustas lihtsalt madalat profiili hoida, et seadust vältida. Viimati nähti Martinit Cheshire'i linna piirkonnas ning turvakaamera salvestised näitasid teda selles piirkonnas kõndimas. Need salvestised on avalikkusele kättesaadavaks tehtud. Kaadrid salvestati 1. ja 2. veebruaril 2026 ning miski nendel piltidel ei viita sellele, et ta oleks olnud mingisuguses hädas. Meediaga rääkides ütles politsei esindaja, et Martinil on sidemed Ellesmere porti, Chesteri ja Wirrali piirkondadega. Nendes piirkondades elavatel inimestel on palutud politseiga kohe ühendust võtta, kui teda nähakse, et ta saaks üles leida ja uuesti vahistada. Kuudel pärast seda, kui teatati Martini kadumisest, said uurijad avalikkuselt mitu vihjet ning kõiki neid on kontrollitud, kuid teda ei ole õnnestunud leida. Cheshire kesklinna elanikel on palutud kontrollida oma kuure ja muid kõrvalhooneid juhuks, kui Martin otsustas neis varju otsida või võimude eest peitu pugeda. Kuna rohkem vihjeid ei ole laekunud, on tema kirjandus avalikkusele edastatud. Tal on helebruunid juuksed ja sinised silmad. Ta on 5 jalga 7 tolli pikk ning saleda kehaehitusega. Viimati nähti teda kandmas musta karvase kapuutsiga mantlit, halli dressipükse ja valgeid tosse. Kui oled märganud Martinit või tead, kus ta võiks olla, palutakse sul võtta ühendust Cheshire'i politseiga, helistades numbril 101. Number 3. On märkimisväärne, kui paljud kadunud isikute juhtumid algavad sellega, et asjaosaline lahkub haiglast märkamatult, ei tule enam kunagi tagasi ega tema sõbrad ja perekond näe teda enam kunagi. Just nii juhtus ka 29-aastase Holly Collinsoni puhul, kes pole alates 2026 aasta märtsist koju naasnud. Turvakaamera salvestised, mis näitavad tema viimaseid teadolevaid liikumisi, on nüüd avalikkusele kättesaadavaks tehtud ning loodetakse, et keegi tunneb ta ära, et ta saaks oma lähedaste juurde tagasi jõuda. Põhjust, miks Holly haiglas viibis, pole avalikkusele avalikustatud, kuid arvatakse, et ta sai jalavigastuse, kuna lahkus hoonest karku kasutades. Turvakaamera salvestised näitavad teda vahetult pärast seda, kui ta lahkus Truros asuvast Royal Cornwalli haiglast kell 10:10 hommikul. Sel ajal oli tal seljas valge haiglakittel, roheline kampsun ja jalanõud. Ta kasutas valgeid ja kollaseid kilekotte sokkidena ning oli näha, et ta kandis osa oma asjadest kaasas. Need olid pandud läbipaistvasse kilekotti, mille ta sai haiglast ning ta kandis käes ka musta kitarri, takamine elektroakustilist mudelit, kuna tal polnud tol hetkel kitarrikohvrit kaasas.
Eeldatakse, et ta vahetas riideid varsti pärast haiglast lahkumist. Seega pole need pildid tõenäoliselt enam täpsed. Politsei on öelnud, et usub, et Holly läks bussi peale varsti pärast seda, kui turvakaamera salvestas ta ning et ta oleks oma riietuse tõttu silma paistnud. Samuti oleks olnud väga tülikas liikuda karku kasutades ja kitarri kaasas kandes. On teada, et ta kasutab regulaarselt Cornwalli busse ning tõenäoliselt tunnevad teised reisijad teda ära. Meid on palutud ühendust võtta, kui nad teda sel päeval bussis nägid. Tänu täiendavale turvakaamera salvestisele on teada, et Holly viibis Truro Streglisi teel päev enne seda, kui ta haiglasse viidi. Selles salvestises on tal seljas sinised teksad, must müts, suured päikeseprillid ning ta kannab sama kitarri ja heledat käekotti. Samuti tuleks märkida, et kitarri patareipakk on kadunud, nii et seal, kus peaks olema patareipakk, on umbes 4-tolline auk. Tema perekond teatas, et tal on Samsungi telefon ja iPhone, kuid nad ei osanud öelda, mis värvi need seadmed on. Pärast haiglast lahkumist jättis ta osa neist asjadest Newquay Haagiselamute platsile ja need on nüüdseks samuti kadunud. Politsei on väga huvitatud teada saama, mis neist esemetest on saanud, sest nende leidmine võib viia Holly asukoha tuvastamiseni. Kui otsingud piirkonnas, kus teda viimati nähti, ei andnud tulemusi, pöördusid uurijad avalikkuse poole ja palusid, et igast tema võimalikust nägemisest teatatakse. Mitmed inimesed võtsid nendega sellise teabega ühendust, kui need vihjed viisid tupikusse. Teda kirjeldatakse kui pikkade mustade juustega naist, kelle juuksed on pealt punase ja ploomililla tooniga värvitud. Varem kandis ta oma juukseid ka rastapatsidena, milles oli erinevaid värve. Ta on saleda kehaehitusega, umbes 170 cm pikk ja siniste silmadega. Mingil hetkel teatati, et tal oli seljas must mantel, mustad püksid ja lühikeste varrukatega must Adidas T-särk. Kui teil on teavet Holly asukoha kohta, palutakse teil võtta ühendust politseiga, helistades numbrile 999 ja viidates logile 733 reede 1 mai. Number 2. 31-aastane Clinton Lockyer on veel üks inimene, kes on kaduluks jäänud pärast meditsiiniasutusest lahkumist. Seekord Austraalias. Ja tema perekond, kes on avalikkusele tungivalt palunud teavet jagada, on meeleheitel, et teada saada, mis temaga juhtus. Viimati nähti teda 31. oktoobril 2022, mida tema ema Michelle kirjeldab kui väga sooja nädalavahetuse pärastlõunat. Ta teatas, et sel päeval veetis Clinton mõnda aega koos mõne oma sõbraga linnas, enne kui naasis Robeesse oma kodulinna, kus ta on aastaid elanud. Tema kadumise ajal olid tema ja tema ema naabrid ning kõigi teda tunnute sõnul olid nad väga lähedased. Seetõttu oli neile üllatav, et ta jättis tol päeval oma mobiiltelefoni koju, kuna tal oli harjumus nendega ühendust hoida. Selle tõttu on uurijad öelnud, et nad on Clintoni ohutuse ja heaolu pärast äärmiselt mures ning nad on kontrollinud kõiki vihjeid, mida nad on saanud, et teda leida. Kuid nende pingutused on olnud asjatud. Üks viimaseid kordi, kui teda nähti, oli 31. oktoobril 2022, nagu tõendab avalikkusele avaldatud turvakaamera salvestis. Ta filmiti ühte aborigeenide meditsiiniteenistuse hoone ees ja tema käitumine tundus täiesti normaalne. Clinton külastas seda asutust sageli, kuna ta käis seal võtmas ravimeid, mida ta tarvitas talle diagnoositud vaimse tervise seisundi tõttu. Ta peab neid ravimeid võtma iga päev, mis on tekitanud täiendavat muret, kuna tõenäoliselt pole tal olnud neile juurdepääsu alates päevast, mil ta kaduluks jäi. Ta sai oma ravimid kätte, pärast mida külastas ta sõpra, kes elab Showli tänaval. Umbes südaöö paiku rääkis ta telefonis Michelle'iga ja hiljem ütles naine, et mees tundus täiesti normaalne. Aga siis võtsid asjad kummalise pöörde. Mõni tund pärast telefonikõnet saabus Clinton Michelle'i majja ja koputas uksele. Aga selleks ajaks, kui ta ukseni jõudis, oli ta juba lahkunud ega ole sellest ajast saadik nähtud. Järgmise aasta jooksul püüdsid uurijad välja selgitada, mis temaga juhtus, kuid neile jäänud muud üle, kui pöörduda avalikkuse poole uue teabe saamiseks, sest kõik vihjed oli läbi uuritud, kuid tulemusteta. Clintonit kirjeldatakse kui mustade juuste ja pruunide silmadega meest, kes on umbes 168 cm pikk ja tugeva kehaehitusega. Kaadritel oli tal seljas sinine, valge ja punane särk, heledat värvi lühikesed püksid ja plätud. Tema juhtumid ei tohiks segi ajada Wesley Lockeri omaga, kes samuti kadus ja keda pole siiani leitud. On oletatud, et mõlemad mehed võisid sattuda kuriteo ohvriks või eksida põõsastikus, kuid seda pole tõestatud. Kõigil, kellel on teavet Clintoni juhtumi kohta, palutakse võtta ühendust kuritegude vihjetelefoniga numbril 1 800 333 0000. Number 8.
2024 aastal avandasid Inglismaal Cambridgeshire'i politseinikud turvakaamerate salvestised 2 röövlitest, kes põgenesid väärtuslike esemetega Elli muuseumist, kuna neil ei ole õnnestunud süüdlasi tuvastada. Juhtum leidis aset selle aasta 7. mai varahommikul, kui 2 röövlit saabusid muuseumisse elektritõukeratastega. Selle hommiku kell 1:23 turvakaamera salvestis näitab muuseumi sisemust ning esialgu tundub kõik olevat normaalne ja vaikne. Kuid siis alatakse üks kaamera vaateväljas olevatest akendest väljastpoolt ja on näha, kuidas mees, kelle nägu on kaamera eest varjatud, ronib sisse. Seejärel tormab ta muuseumisse. Talle järgneb tihedalt tema kaasosaline. Teisest vaatenurgast jätvustati, kuidas 2 röövlit liiguvad kiiresti hoone tagumisse ossa ning on selgelt näha, et nad on närvis kuriteo pärast, mida nad kohe toime panevad. Seejärel nähakse neid liikumas tagasi hoone ette, käes 2 eset, enne kui nad väljuvad sama akna kaudu ja põgenevad puhtalt. Varastatud esemete hulka kuulub Ida-Cambridgeshire'i kuldtork, 3000 aasta vanune täiskuldne kaelavõru, mis avastati 2015 aasta septembris küntud põllult. See müüdi muuseumile hinnaga $220,000 naela, mis teeb umbes $295,000. Torts Jorst tehti võimalikuks tänu muuseumiühingu $10,000 suurusele toetusele. B. Crafty pärandus ning lisarahastused Rahvusliku pärandi mälestusfondilt, Inglismaa kunstinõukogult, Victoria ja Alberti muuseumi kunstifondilt, Headley fondilt ning kohalike elanike annetustest. Teine esse on pronksi ajast pärit kuldkäevõru, mis on umbes 3000 aastat vana. Selle avastas metallidetektoriga otsija Ida-Cambridgeshire'is 2011 aastal ning nende 2 eseme kadumine on jätnud kogukonna uskumatusse. Pärast röövi teatamist politseile võttis muuseum sõrmejälgi, kuid ühtegi ei leitud ning samuti ei leitud ühtegi vihjet, mis aitaks tuvastada süüdlaste isikut või juhataks uurijad nende asukohta. Arvatakse, et tõukerattaid sõideti muuseumi parklas ja jalakäijate teedel muuseumi taga nii enne kui ka pärast röövi toimepanemist. Võimalik, et nad liikusid ka lähedal asuvatesse vallavalitsuse hoonetesse ja Grange'i parklasse. Kuigi alguses loodeti, et 2 eset leitakse üles ja tagastatakse muuseumile, on see võimalus nüüd pärast kõiki neid aastaid palju väiksem, kuna need on tõenäoliselt kas müüdud erakollektsionääridele või sulatatud üles edasimüümiseks. Uurimine on endiselt käimas ja politsei palub kõigil, kellel on kasulikku teavet, võtta nendega ühendust hädaabinumbril 101, viidates operatsioonile Lakunar. Teise võimalusena saate vihje anda helistades numbrile kuritegevuse peatamise keskus 0805 155 111. Suur tänu teile vaatamast. Kui see video teile meeldis, siis kindlasti vajutage meeldib luppu. Ärge unustage ka tellida ja vajutada teavituskella, et olla kursis kõigi meie tulevaste üleslaadimistega. Minu nimi on Top 5 tundmatut ja kohtume järgmises videos.